Nii, teeme hästi lühida kokkuvõtte, siis lisainfot natuke küsiti. Huvitas teid, kuidas see asi välja nägi. Ja aitäh nende küsimuste eest. Kõigepealt kohavalik ei olnud mitte ellujäämisstrateegiline, vaid YouTuberi strateegiline, et oleks äge ja samas ka endale suurem väljakutse. See 17 meetrit sekundis tuul ikkagi pool avatud maastikul on päris tore katsumus. 0 ja kerge miinuskraadiga isegi. Nüüd teine asi, mis ka kuulub siis YouTuberi krediiti läheb, on see, et need palgid tõin ma, siin on see pesa, sellest kuusest 20 meetrit tahapoole olid need jalal kuivanud männid püsti, osad pikali või pool pikali. Ehk et see teekond siit kõige kitsama jõeületuskoha juurde sinna ja siis siia onni juurde umbes 80 meetrit tassimist. Et seda ka loomulikult ei oleks teinud, et oleks kohe läinud sinna kõpsti metsa 20-30 meetrit poole vähem tuulekülma ja selline turvaline mõnus keskkond. Pilliroogu oleks jäänud enam-vähem sama lähedale koguda. Et need olid siis minu puhtud valikud, et oleks ekstreemsem ja toredam. Eks ole, see kapsel siin hoidis väga hästi sooja, nii kaua kui siin lõkkes oli korralik põlemine, ehk umbes tunni välp oli see, kui kapslis oli soe ja tuul ei suutnud seda minema pühkida. Aga kui jäid need noti otsad ainult põlema siia ja sööd, et siis hakkas jahe ja pidi tunni jooksul siis umbes ärkama või külm äratas ja lisama puid. Õigemini ühe palgi siia põlevate nottide peale piisas öösel ja oli jälle tund hooleta. Palkseinade õhutihedaks, palgivahede õhutihedaks vooderdamine. Praegu tegin testi, oleks võtnud circa 10 minutit ainult ja andnud kõvasti siis sooja vidavust juurde nendeks hetkedeks, kui tuli oli juba nõrk. Et näitan siin 1 minuti tööd. Üks palgivahe, umbes minut ja sinna lihtsalt rohi, saab muda ka lisada peotäis. Ehk minutiga palgivahe ja siin on neid 1, 2, 3, 6, 9 minutit. 9-10 minutit ja oleks see olnud põhimõtteliselt mitte hingav kapsel juba. Nii et nii lähedal olin täiuslikule kapslile, mis oleks hoidnud sooja ka siis, kui tuli on juba nõrk. Ei oleks lasknud tuulel seda külma sisse pressida ja sooja minema puhuda. Nii lähedal oled vahest ideaalsele õnnestumisele või isegi ellujäämisele. Natuke rohtu ja muda ja tulemus on põhimõtteliselt õhukindel. Tuleb või uuesti. Isolatsiooni materjali tallusin ma siia ise siis materjali kohale vedades. Võtta ainult peoga ja peotäis ja palgivahe, peotäis ja palgivahe. Palgid toestasin lihtsalt vaiadega, mis läksis siia pehmesse mudasse ülikergesti ja nii nad siia püsti said. Lõhkumist palju ei olnud. Ladvapoolsed otsad olid täitsa mädad. Siin on teises otsas oli ikka raiumis, sees oli päris kõva tükki veel. Ja see vaigupuu on päris kõva väikse kirve jaoks. Et natuke läksin ikkagi võimlemiseks ka. Siit sidusin 2 leparoigast, ega siin head sirget asja ja soos ei ole võtta. Katuseks tagant toetub palgirivi kaskadele, selleks ma selle koha valisin. Mul oli 2 looduslikku vaia, millele tagaseina palgid toetada juba olemas. Kalde nurga andsin sellepärast, et sademeid oli oodata, et siis vältida võimalikult vähe tilguks pähe. Ja muidu oleks teinud horisontaalsema madalama katus, et rohkem sooja kapslit tekiks. Aga üldiselt oli see sooja, oi kui kõver maa siin. Üldiselt oli see väga hea sooja kapsel selles tuules. Nii kaua kui lõkke tunnike ikkagi huugas põleda tuule toel ja tõrvakate võlujõul. Nii kaua oli väga soe magada, et isegi kuum oli.
mingi pool tundi oli päris kuum ja siis hakkas vaikselt normaalseks minema. Ja siis tunni pärast tuli lisada halg. Et siin ma näitan veel ühe viguri, mis mul läks ka valesti. Et kui ma siin magasin, siis mul oli tekk oli enda alla pandud ja siis siit lõkke poolt ümber enda ja teki äär uuesti teise teki ääre alla või peale. Ehk et sulgesin sooja enda ümber, aga tekk jäi ikkagi kitsaks. Ja nihelesin sinna selle prao sisse teki otste vahele, teki äärte vahele. Ja kuna ma jätsin selle avatud külje tekil külma seina poole, siis sealt tuli palju kiiremini külm kohe, kui lõke oli maas. Ehk see tunni välp oleks äkki läinud 1,5 tunniseks, mis ma oleks saanud nagu magada. Kui ma oleks jätnud selle avatud teki serva külje ääre siia poole. Et isegi kui ma nihelen sealt teki ääred omavahel lahti, siis siit poolt ikkagi nii palju sooja oleks tekile sinna vahesse tulnud, et oleks pikendanud seda tsüklit. Sest et jah, see hetk, kui ma puid lisama pidin, oli see, kui siin oli veel leek, aga notid olid juba katki põlend. Ja enam ei andnud nii piisavalt sooja, et selles tuules ühesõnaga pühkis see tuul minema selle sooja siit. Võt sedasi, selline tore lugu. Ja siin ümberringi kõige suuremad ohud olid peale külma, millega sain enam-vähem hakkama, ja täitsa sai magada. On et siin on kõva loomaliiklus, et seda sood nad väga armastavad. Siin samas onni taga on kohe või onni ees on paju, ladvad on kõik ära näritud põdra poolt ja metsjaradu on kõvasti ja karu armastab ka soosõrva aga need ei olnud üldsegi mitte reaalsed ohud. Seda ma teadsin, ma tegin siia väga palju lõhnajälgi oma 5-tunnise rassimisega ümber selle perimeetri ja loom oleks mind ammu isegi selle kõva tuulega ükskõik kus suunas ta oleks lähenenud ammu tõmmanud juba ettevaatlikuks ja sellist lähikontakti juhuslikku põdervasikaga või sigapõrsastega või karupoegadega oli täitsa välistatud, et see lõhnajälg oleks nad juba enne pannud hoolega raalima, et mis siin toimub ja emalduma. Aga pokud olid need asjad siin, nende vahel käimine oli reaalne oht hüppeliigesele või ümberkukkumine siia pilliropamp seljas siia vee sisse ja siis on see soojakadu kehast kohe palju suurem. Kõige suurem oht oli siin maastik tegelikult, väga raske liikuda. Toidu osas tegelikult see peotäis pillirovõrseid, peotäis hommikul ja õhtul kasepungi ja paar tõuku, see on tegelikult korralik puust nii-öelda energiale, et ta toob ikkagi tagasi. Pikas perspektiivis ta on loomulikult miinuses projekt, aga et järgmisse päeva minna ja edasi tegutsema hakata, on ta väga, väga tõsine panus ikkagi. Ja kokkuvõttes siis ega plaan oligi tegelikult siia vähe pikemaks jääda, aga mul oli akupangal oli laadimispesa kuidagi lahti tuldi, seal akupanga sees logises. Ehk akupank oli tühi ja seda laadida ei saanud. Ja teise päeva hommikuks oli mul telefon tühi. Ja siis ma mõtlesin, ilma sisu tootmiseta ma siin rohkem ei jätka. Muidu pean teile jutustama, et oli küll nii. Et ühesõnaga siis teine päev oleks olnud tunduvalt lihtsam, sest kõige suurem töö oli tehtud. 5 tundi varje seapesa ehitamist ja järgmine päev oleks olnud aega pillirojuuri koguda, igasugust muud toitu koguda kõvasti ja oleks saanud juba peaaegu kaloritega ka balanssi võib-olla. Kala siin on vähe, mingid väiksed obaliku moodi asjad olid ja konna muidugi on nüüd täna juba päris palju, aga konna on meil keelatud liik, mida ei või süüa, kui sa päriselt surema ei hakka. Kokkuvõttes ma siis ütleks, et muidugi oleks ma selle sama asja teinud metsa, kõvasti hoidnud kokku soojuskadu, teinud selle lähemale sinna, kus on need kõige raskem materjal, palgid. Seal oli veidi lähem metsatukk kohe kõrval
ehk ma oleks, ja muidugi üle jõe viskamise ära jätnud, on number 1, aga see, nagu ma ütlesin, selle jätsin ma välja, et ma tahtsin ägedat asukohta ja sain tänu sellele ka ägedama väljakutse. Ja siis teine asi, mis siin selles asukohas ma kindlasti oleks võinud ja pidanud veel pingutama, välkide vahe toppimine muda ja pillirooga, et saada ta kindlasti õhukindlamaks. No ja 3 siis tekka õiget pidi. Väsinust peast nagu enam kõike ei raali välja ja paljud asjad tulevad pärast. Nii et kokkuvõttelt sain väga ägeda elamuse, et valisin ekstreemsema variandi, ägedama keskkonna ja kogemus sain rohkem. Aga muus osas see pesa siin õigustas ennast selle tuulega igati õigesti, et ta hoidis ilusti ikkagi, koondas selle sooja siia kokku, et ilma nende seinteta oleks palju rohkem veel kaduma läinud. Aitäh vaatamast ja kui on veel küsimusi, andke aga tulla.